Terviseameti epidemioloogi Riina Tontšenko hinnang COVID-19 hetkeolukorral Eestis on väga hea. Viimase 2 nädala haigusjuhud on peamiselt olnud Harjumaal ja Ida-Virumaal, mis tähendab, et laialdast levikut pole. Meil siin Eestis COVID-19 viiruse levik on hästi piiratud. Aga see võib muutuda igal hetkel ja me peame kindlasti pidama kinni kõikidest nendest soovitustest, reeglitest, mis me oleme nende 4-5 kuu jooksul juba ilusti ära õppinud. Võimalikuks teiseks haiguse laineks peame olema valmis nii üksikisikutena kui ka riigina. Ettevalmistused käivad ja jätkuvad terve suve. Oleme koostöös riigiga laiendanud isikukaitsevahendite varu, samuti üle vaadanud erinevad juhised, käitumistegevused, testimisvõimekuse haiglates kohapeal, samuti koostöös erasektori partneritega. Lisaks oleme kokku leppinud COVID-19 valmisoleku plaanis, kus on tegelikult ära toodud ka valdkondade mõttes need ootused, need tegevused, mis oleks vajalik, on need erinevad seireuuringud, on need tegenevad koostöö näiteks vaktsiinide tarnel Euroopa Liidu riikidega, Euroopa Komisjoniga, samamoodi ka ootused erinevatele osapooltele nii ettevõtluses, kultuuri- ja haridusvaldkonnas, siseturvalisuse. Koroonakriisi kõige valusamaks õppetunniks ja primaarseks probleemiks on olnud isikukaitsevahendite nappus ning sellest tekkinud piirangud. Nüüd me oleme otsustanud ära riigi tasandil, et me laiendame näiteks tervisevaldkonnas kokku selle varu 2 kuule. 1 kuu saab olema tervishoiuteenuse osutajate enda juures, mille kompenseerib haigekassa, teine kuu saab olema riiklikus varus. Samamoodi saab olema riiklikus varus ka mõeldud sotsiaalvaldkonnale, teistele sektoritele ja võimalik erinevatel osapooltel ise osaleda ühishankes, teha oma pakkumisi, on see erasektor, on need muud riigiasutused, just selleks, et olla sügistalvel selles vaates paremini valmis. Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitab, et seekord on soov ületada teine laine nii, et ei peaks plaanilist ravi piirama.